Alguse sai aastal 2012, kui Rahvamaja juhataja oli Rutt Lille ja siis ta kutsus mind, et me alustaksime naisrahva tantsurühma uue loomist, et minna 2014 tantsupeole. Kust mina tunnen tuima neiu, kust mina tunnen tuima neiu, näen närtsaka olema, tunnen tuimas ka käimas, tunnen tuimas ka käimas, lasta veede, osta veede, lasta veede, osta. Sest mina tunnen, sest mina tunnen, ma tunnen, sest mina tunnen, ma tunnen, sest mina tunnen, ja. Ma kutsusin oma tuttavaid, kes meil beebikoolis käisid minuga koos ja saime rühma kokku. Seda ma täpselt ei mäleta, mis ajal meil see nimi tuli, aga seda me otsisime, et kuskil Eestis ei oleks päikeseratas. Tegelikult üks neidude rühm on, aga rohkem ei ole päikeseratast. Nii et 2013 oli Harjumaa laulu- ja tantsupidu, siis päikeseratas tantsis seal. Pidu te täna peate? Täna me peame päikeseratta tantsurühma 10. sünnipäeva. Ma ei pea ennast tegelikult lavastajaks, sest me tavaliselt teeme lihtsalt tantsuproove ja õpime tantse vallapidude jaoks näiteks või siis vabariigi aastapäeva pidude jaoks, aga selline lavastus käib ainult juubeli sünnipäevadeks ja ütleme, et see on minu stiil. Kui on juubel, siis tuleb lavastus, aga muidu ei tule. Ja kuidas need inimesed siis koos püsivad ja tantsida tahavad? No mina ütleks selle peale, et tantsimine on elustiil ja kõik, kes selle kord on endale valinud, siis nemad käivad seda rada edasi ja väga rõõmsalt oma tööde ja väikeste laste kõrvalt leiavad ikkagi aega ja nii ongi. Nad lihtsalt tulevad, sest neile meeldib see. Kas mina saaksin ka tulla tantsima või kas keegi saab liituda teie grupiga? See on keeruline, sellepärast et meil on grupp täis ja kui kellelgi tõesti midagi ees on, kes läheb kooli lõputööd tegema või midagi sellist, siis jääb mõni tühi koht. Aga muidu meil on grupp täis ja tavaliselt me juurde ei võta kedagi siis sellisel juhul. Ja kus me järgmises kohas saame teid näha, kas Kehrapäeval? Kehrapäeval kindlasti. Ja meil tuleb 29. aprillil rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine siin samas saalis ja siis me oleme tantsurühmadega ka siin. Miks te tantsite? See on minu elust lahutamatu osa. Tegelikult mina olen tantsinud kogu elu. Ma tantsisin koolis. Ja siis oli ülikool, pereelu, igasugused need muud tegemised. Aga tegelikult, kui sündis 3. laps, mina põgenisin kodust. Põgenisin niimoodi, et lihtsalt panin, laps oli 4-kuune ja panin mehe fakti ette, et nüüd mind teisipäeveti ei ole 1,5 tundi ja mina hakkasin käima siin tantsimas rühmaga ja tegelikult nüüd olen tantsinud 10 aastat ju. Ja selles mõttes, et vahepeal, kusjuures mul oli paus, ma aasta aega ei tantsinud, mõtlesin, kas ma saan hakkama ilma tantsimiseta, ei saanud. Aga mida see annab teile? Tunnen, et kui mina tantsin, mina olen Anija valla kultuurielu sees. Ja see on väga tähtis minu jaoks just sellepärast, et kõik sündmused, mis toimuvad Anija vallas, ei toimu ilma tantsuta. Ja tants on kõige
see on eneseväljendamise nagu viis, täpselt nii, jah. Kes mõtles välja tänase etenduse? Tänase etenduse mõtles välja ja lavastas ainult meie kallis, armas juhendaja Marika Tuttelberg. Ilma temata kõik, ei saa olla, et ilma temata mitte ükski nagu sündmus, mis on seotud tantsuga, tantsupäev Anija vallas, kõik taidlijate peod ainult temaga ja tema juhendamisel toimuvadki.